Selleks, et saaks tahvelarvutiga siis tundi alustada, tuleb vahetada tema kontot. Ja konto peab olema Google'i Classroomi konto. Ja konto saab muuta siis nüüd sellest menüüst. Praegult näitab, et on kuldre.kool@gmail.com konto, aga sellest meil ei piisa. Tuleb panna uus konto juurde. Võtan siit lahti ja selle koha pealt panen siis uue konto. Ja kellel seda Classroomi kontot ei ole, siis minu käest saab. Nii. No. Ja Classroomi kontod on meil siis kuldre.ee lõpuga. Läheme edasi. Ja parool on ka kohustuslik. Ja lähme edasi. Siin selle koha peal ei ole midagi teha, tuleb nõustuda. Google kontrollib, kas selline konto ja selline parool on ikkagi olemas. Sellega võib aega minna, nagu praegultki läheb. Ja konto sai pandud. Nii. No. Jah. Et konto on nüüd olemas, aga see äpp automaatselt ühe konto pealt teise peale ümber ei lülita. Et seda ma pean nüüd siin ikkagi ise käsitsi tegema. Võtan uuesti lahti selle menüü, kus on konto reas. Ja nüüd on tekkinud siia uus konto juurde. Ja lülitatakse nüüd ümber teise konto peale. Ja nüüd on näha, et siin all paremas nurgas on plussmärk, mille kaudu saabki hakata tundi tegema. Seda kontode tegemist ja ümberlülitamist ei pea tegema rohkem kui üks kord. Edasi jääb äpile juba meelde, et ta peab kasutama seda kontot, mis talle nüüd viimasena anti, ja rohkem polegi tarvis. Lapsed ei pea mingisugust kontot endale ühendama. Nendele tundi tulemiseks sobib ka see konto, mis neil omal telefonis või tahvelarvutis juba on. Ja siis järgmises videos näitan, mismoodi nüüd siis selle tunniga siin toimetada selles äpis.